Aga ma tahtsingi rääkida natuke, jagada pisut mõtteid. Ma loodan, et see ei lähe pikalt. Inimese südamest ja sellest, meil oli juttu eelmises piiblitunnis natukene sellest, aga see inspireeris mind pisut sügavamalt, hästi lühidalt seda mõtet nagu jagama, et meil kõigil on tegelikult võrdsed võimalused võiduks. Meil on kõigil võrdsed võimalused võidujooks lõpetada edukalt ja Jumal teab siin ju algust ja lõppu, aga kui meil on antud teatud profeteeringud või teatud julgustused või on räägitud meie ellu, siis tekib küsimus, et miks mõnel inimesel need alati täituvad ja lähebki nii ja teisel inimesel ei täitu. Ja siis ma mõtlesin, et ka tänapäeval on hästi populaarseks saanud, ma olen ise seda pealt näinud, kuidas tuleb üks prohvet ja teine prohvet ja kolmas prohvet ja siis on järjekorda, kõik ootavad, et talle profeteeritakse, siis on järgmine prohvet ja siis järgmine prohvet. Et prohveti teenistus on kindlasti piibellik ja prohvetlik kõnelemine pühavaimu annina on absoluutselt piibellik ja see on väga tore ja väga vajalik and, aga küsimus on selles, mis inimese südame motiiv on tegelikult, kui ta neid sõnumeid ja informatsiooni otsib, sest see fookus võib minna ära hästi kergesti selle peale, et ma ootan informatsiooni oma elu jaoks, mitte osadust Jumalaga. Et kui see fookus on hästi kerge ära minema ja ma tahtsin 3 kirja kohta vaadata, mis meile nagu kirjeldavad seda, mismoodi ükskõik, mida sulle ka ei ole võib-olla Jumal öelnud, see ei saa sündida automaatselt, kui sa oma südant ei valva ja kui sa ei hoia fookus selle koha peal, et sa oled esmalt Jumalaga osaduses. Saate aru, see on kõige tähtsam asi üldse, et meil oleks Kristusega osadus, et me õpiksime teda tundma. Et me õpiksime olema tema ligiolus, et me õpiksime käima koos temaga ja me õpiksime kuulma tema häält. See on kõige tähtsam asi üldse. Ja kuni on meie fookus selle peal, on väga teretulnud, et erinevad annid, erinevad teenistused, erinevad pühavaimu annid teenivad sind. See on absoluutselt teretulnud. Aga kui me lihtsalt ootame informatsiooni ja mõtleme, et see on üks kerge viis tegelikult kuulda ja näha, mida Jumal tahab meile rääkida ja mida öelda, siis seal on üks väga suur oht, mis võib tekkida. Ja sellest ma natukene tahaksin siis pisut rääkida. Nii et ma kõigepealt võtaksin selle näite, kuidas esimese Saamuli raamatus ja ma võtaksin 2. peatükist on väga õpetlik lugu prohvetist, kelle nimi oli Eeli ja ma tahan ette lugeda ühe kirjakoha, mismoodi siis tegelikult need Jumala asjad käivad. 29. salmist 2. poolest ma loeksin ette. Ja Eli oli tegelikult üks tõsine preester õigemini ja ta oli juba elatanud ja ta oli väga pikka aega teeninud siis nii-öelda templiteenistuses ja tema oli siis see, kelle juures prohvet Saamuel üles kasvas ja keda siis nii-öelda prohvet Saamuel alguses oma õpetajana pidas. Ja miks ma selle kirja kohe ette loen, siis te näete ise, et prohvet Eeli oli saanud ka, või õigemini preester Eeli oli saanud Jumala käest sõna konkreetselt, mis oli väga positiivne sõna. Ja nüüd tuleb issand ja muudab seda otsust, mida tegelikult oli öelnud sellele preestrile. Ja me näeme ka, miks ta seda muudab. Ma loen siis 29. salmi 2. poolest. Sa austad oma poegi rohkem kui mind, et te endid nuumate parimaga kõigist mu Iisraeli rahva roaohvritest. Sellepärast ütleb Jehova, Iisraeli Jumal, mina olen tõesti ütelnud, sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees. Aga nüüd ütleb Jehova, jäägu see minust kaugele, sest kes austab mind, seda austan mina. Ja kes mind ei pane miskiks, on põlastus väärt. Vaata, päevad tulevad ja ma raiun ära sinu käsivarre ja su isa soo käsivarre nõnda,
et su soos ükski ei ela vanaks. Ja sa saad näha mu eluaset kitsikuses, hoolimata kõigest heast, mis saab osaks Iisraelile. Ja ükski su soos iial ei ela vanaks. Me näeme siin situatsiooni, kus tegelikult oli antud tõotus. Oli antud tõotus Jumala poolt, et kõik nii-öelda elavad tema palge ees igavesti. Ja mis oli juhtunud? Oli juhtunud see, et tema pojad ei austanud Jumalat ja isa preestrina küll püüdis neid manitseda, kuid ta ei võtnud väga kõva sõna ette ja nad häbistasid tegelikult nii-öelda nii preestriteenistust kui kõike muud. Mida me näeme siit, et Jumal võib anda sulle tõotuse, aga see ei pruugi minna nii, nagu Jumal juhib või Jumal on öelnud, sellepärast, et inimese süda on kõige tähtsam Jumala ees, mitte informatsioon. See on minu see tuum, mida ma tahan nagu siin mitme kirjakohaga esile tuua. Et kui me arvame, et informatsioon ja see kõik, mida meile räägitakse, on see, mille pinnal meie siis elame ja küll kõik juhtub meile, mida meile on head öeldud, siis Jumala silmis on informatsioon teisejärguline. Tema jaoks on kõige olulisem see, et sa otsid tema palet, et sa austad teda, sa austad tema seadusi ja sa oled tema südame küljes. See on kõikide asjade algus ja kui see on puudu, siis võib olla ükskõik, mismoodi meil need sõnumid, mismoodi kõik julgustused, aga kui meie süda ei ole tema juures, kui meie süda ei otsi teda esmalt ja nii edasi, siis me tegelikult võime kaotada selle parima, mida tegelikult on Jumal meie ellu valmistanud. Et selles mõttes see oli küll karm kirjakoht, aga sõna ütleb, et Jumal on muutumatu. Ta oli eile, täna ja homme, ta on seesama. Et kui me näeme õpetlikke lugusid Vanas Testamendis, kus väga palju prohvetite kaudu Jumal rääkis, nüüd me teame, et ta räägib meile püha vaimu kaudu meie sees ja ükski prohveti kuulutus ei ole enam meie juhtimiseks, sellest me rääkisime ka eelmine kord, mäletate, et meie juhtimiseks ei ole see enam, et kuulda nii-öelda olla prohvetite kaudu juhitud, aga see ei tähenda seda, et Jumal on muutumatu ja kui ta on ka midagi rääkinud meie südamesse, aga meie süda paadub, muutub ülbeks, muutub uhkeks ja kaotab oma sees sügava Jumala austuse, siis tegelikult need asjad võivad pidurduda või üldse mitte juhtuda. Nii et siin on üks selline konkreetne näide, kus Jumal kõigepealt ütles ühte ja ta tegelikult muutis meelt, sellepärast et inimesed ei parandanud meelt ja need asjad lõigati läbi julmalt ja järsult, mis on hästi oluline nagu mõista. Teine kirjakoht, ma tahaksin rääkida vastupidiselt ja seda ma lugesin siin ka alles mingi aeg tagasi ette, aga see on üks väga huvitav kirjakoht, kus me siis näeme vastupidist asja. Ma igaks juhuks loen selle uuesti ette, et kus ka Jumal muutis oma otsuse, aga positiivses suunas. Kus Jumal oli öelnud juba tegelikult, mis juhtuma hakkab. Ja see on Teine kuningate raamat, ma loen 20. salmist, aga ma korraks ütleksin ka, see on kuningas Iskiast räägib see lugu, kes siis nii-öelda keda Jumal tervendas, aga ma tahan ennem eelloona väheke öelda seda, kes ei ole Vana Testamenti põhjalikult lugenud, et kuningas Iskja iseenesest oli tegelikult väga tubli mees ja väga tubli kuningas ja ma loen natukene 18. peatükist 3. salmist alates Iskja kohta natuke taustaks, kes ei tea. Tema tegi, mis õige oli Jehova silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud. Ta kõrvaldas ohvrikünkad, purustas sambad, raius maha viljakuse tulba ja pihustas vaskmao, mille Mooses oli teinud, sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele, keda hüütakse Nehustaniks. Tema lootis Jehova Iisraeli Jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda. Tema kiindus Jehovasse ega lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, milled Jehova oli Moosesele andnud. Jehova oli temaga kõikjal, kuhu ta läks, oli tal edu.
nii et Iskja oli selline väga tubli mees tegelikult ja nüüd natuke aega hiljem siis me näeme, et 20. salmist, 20. peatükist 1. salmist me loeme: neil päevil jäi Iskja haigeks ja oli suremas ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: nõnda ütleb Jehova, sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks. Siis pööras tema oma näo seina poole ja palus Jehovat üteldes: oh Jehova, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on. Ja Iskja nutis kibedasti, aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli Jehova sõna, kes ütles: mine tagasi ja ütle Iskjale, mu rahva vürstile, nõnda ütleb Jehova, su isa Taaveti Jumal, ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett, vaata, ma teen sind terveks ja 3. päeval võid sa minna Jehova kotta. Et see on minu arust äärmiselt huvitav lugu, kui me uurime seda teemat, kuidas Jumal räägib ja kuidas ta räägib erinevate viiside kaudu. Sellepärast, et kujutage ette, et Jumal saatis prohvet Jesaja ütlema Iskjale seda, et sea oma eluasjad korda. Ta valmistas teda ette surmaks ja tahtis, et inimene korraldab oma asjad enne surma ära. Ja ütles selle sõna ja ta polnud veel kaugele jõudnud, kui Iskja palvetas ja Jumal mõtles ümber ja andis talle 15 aastat elupäevade pikendust. Nii et siin tekib väga selline natuke intrigeeriv küsimus, et kas siis Jumal ei teadnud seda, et Iskja palvetama kukub ja ta peab juba ümber mõtlema, et miks üldse Jesaja nii-öelda siis selle sõnumi ütles kõigepealt, mida Jumal ümber muutis. Me võime erinevatel viisidel spekuleerida, aga üks oli kindlasti see, et ta palvetama hakkaks selle pärast. Ja ta sai võimaluse meelt parandada ja sai võimaluse edasi elada. Et jällegi me näeme, et Jumal ütles ühe sõna prohveti kaudu, aga ta muutis selle ümber. Sellepärast, et inimene palvetas ja me täpselt ei tea, mida ta kõike palvetas ja võib-olla parandas seal meelt või mis iganeseks, aga Jumal kuulis seda palveid ja pikendas elupäevi. Et jällegi me näeme, et ei ole olemas sellist meie jaoks, Jumala jaoks on hoopis teised asjad ja ajad, aga meie jaoks sellist ettemääratust, et sa käid nagu klapidega hobune, käid nagu tipp ühte rada pidi ja kõik asjad on juba sulle nagu valmis pandud, et nad on teatud määral valmis pandud sinu ees, aga meie ma mõtlen igavikuliselt, aga meie reaalajas me näeme, kuidas Jumal võib öelda sõna, aga kui inimene ei paranda meelt, siis ta muudab seda. Nii et ükski asi ei ole nagu iseenesest garanteeritud ja ma püüan kuidagimoodi selle sõnumi nagu esile tuua, mis mu sees nagu keerleb, sest ma tean, et väga paljud inimesed kibestuvad sellepärast, et nad ei näe, et asjad sünnivad, mis on nendele räägitud, mis on kuulutatud, siis nad hakkavad mõtlema, et äkki Jumal magab, äkki ta ei teegi seda, mis on öeldud, äkki tal ei olegi minu jaoks plaani, äkki ma olen kõigest valesti aru saanud. Et need on sellised erinevad tasandid, mis kaudu vaenlane saab tulla ja hakata nii-öelda materdama selle teema kaudu. Et sellepärast ma tahangi toonitada nüüd just seda, et me näeme selle 2 kirjakoha alusel seda, et mõlemal juhul oli tegu tegelikult inimese südamega. Ühel poolt ta parandas meelt, teisest küljest ta ei parandanud meelt, läks just ülbeks ja ütleme, ta ei austanud Jumalat, ütleb Piibel Eeli poegade kohta, nad ei austanud Jumalat, nad ei pidanud lugu temast. Ja sellepärast tervele suguvõsale antud õnnistus ja selline lubadus tegelikult Jehova poolt, see muudeti hoopis hävinguks ja seda mitte kunagi ei juhtunud. Ja ma loen 3. kirjakoha, kui ma peaksin selle juhuslikult üles leidma. See on siis veel huvitavam minu arust. Seda ma ka olen siin natukene käsitlenud, aga ma räägin sellest nüüd natukene teise koha pealt ja siis ma toon kohe näite. Ja see on nüüd 1. kuningate raamat ja see on väga selline huvitav kirjakoht, mis räägib siis sellest, kuidas 2 kuningat tahavad minna sõtta. Ja üks ütleb teisele, et aga küsitleme näeme Jehovat. Et mida Jehova ütleb selle asja kohta. Et tahame sõtta minna, aga äkki
ühe kuninga süda on tegelikult alandlik. Et küsime, kas üldse Jehoova lubab meil sõtta minna, kas tema tahab, et me läheme sõtta. Teise kuninga süda ei ole alandlik, ütleb, mis asja, läheme ja võidame ja kogu lugu. Ja siis suure vaevaga kutsutakse 400 prohvetit kohale, kes kõik ütlevad, et kõik läheb hästi, minge vaid. Minge vaid ja te saate võidu. Aga ilmselt jäi siis sellel alandlikumal kuningal midagi kripeldama ja ütles, et kas ei ole siis veel kedagi. Ja siis teine kuningas ütleb, et on küll, aga ma vihkan teda. Ja ma ei taha, sellepärast, et ta räägi seda, mida tegelikult, ma räägin oma sõnad natukene, mille järgi mu kõrvad sügel, vaata, mis ma kuulda tahaks, vaid nad räägivad tegelikult seda, mis tõsi on. Me rääkisime eelmine kord, ja üleülemine kord ja üleüleelmine kord, et püha vaim on tõe vaim, et need ei saa omavahel lahutada. Et kui püha vaim tuleb, siis ta räägib meile tõtt. Et me ei saa nagu eraldada informatsiooni tõe vaimust. Et kuna tema on tõe vaim, siis me peame ka mõistma, et kui see on päriselt püha vaim, kes räägib, siis ta räägib tõtt ja ainult tõtt. Temas ei ole mingit valet, temas ei ole mingit keerutamist, temas ei ole mingit ilustamist, temas on küll armastus, aga temas on tõde. Ja nüüd me näemegi väga huvitavalt, kuidas see on nii inimlik tegelikult ja see toimub ka samamoodi, ma usun, tänapäeval. Ja siis lõpuks ütlebki siis see kuningas, kes ei ole alandlik, ütleb siis, et ja küll kutsume siis selle prohveti ka, kes meile tõtt räägib. Ja nüüd läheb siis huvitavaks. Ja käski all, kes oli läinud Miikat kutsuma, rääkis temaga ning ütles, vaata ometi, prohvetite sõnad on nagu ühest suust kuningale head kuulutanud. Olgu siis sinugi sõnad nagu ühel nende hulgast ja räägi head. Kuningale ei tohi halba rääkida, eks ole. Aga Miika vastas, nii tõesti, kui Jehoova elab, mina räägin, mis Jehoova mulle ütleb. See on hea lause, eks ole. Me peaks samamoodi tegema tegelikult. Et tegelikult ei ole mitte midagi uut päikese all. Inimesed on ikka ühesugused, eks ole. Nad tahavad head kuulda, nad armastavad neid prohvetid, kes räägivad nendele seda, mille järgi nende kõrvad sügelevad. Ja me siin rääkisime ka, ma ei mäleta, kas eelmine kord sellest, et kui sa päriselt tahad kuulda Jumala käest tõtt, siis sa pead kõik altarile panema. Sa pead oma südame altarile panema, ütlema, mida iganes sa tahad öelda, seda ütle mulle. Mitte tingimustega, mitte nii, nagu mina tahaksin kuulda, mitte nii, nagu mina arvan või mitte nii, nagu mina oma elu näen. Vastasel juhul ta lihtsalt ei räägi. Ja siis me mõtleme, miks ta vait on. Ta on see vait sellepärast, et sa ei ole veel valmis kuulma või sa ei ole tahtnud kuulda. Kui sa päriselt tahad kuulda, Jumal räägib sinuga. Mul ei ole olnud selliseid aegu, kus Jumal varjab lihtsalt minu eest asju. On olnud aegu, kus ma ei ole valmis kuulma ja teatud asjadest ta lihtsalt on vaita. Sellepärast, et ta ei taha, et ma seda teaksin mingis asjas. Aga kui ma vähegi selles mõttes panen kõik altarile, ütlen, et ma, mida iganes sa mulle ütled, Jumal, siis sellest hetkest hakkab sinu elus suur muutus. Usu mind. See on see murrangu koht tegelikult, mis iga inimese südames toob esile tohutu muutuse. Kui sa ütled, mitte minu, vaid sinu tahe, aga ma usaldan, et sinu tahe on parim. Mitte minu tahe ei ole parim. Minu tahe enda elu jaoks on see, mis mulle loogika ütleb. Aga mina usun, et sinu tahe on parim. Ja kui sa lähed selle mõttega Jumala juurde ütled, et räägi sina seda, mis päriselt on, siis ta räägib ka. Aga su süda, ütleme siis nii, et seda sa ei saa varjata, mis su südames on Jumale. Sa saad ise ennast petta, aga sa ei saa seda varjata. Nii et sellepärast nüüd lähebki huvitavaks, et prohvet Miika ütleb siis, et mina räägin, mis Jehoova mulle ütleb. Tohutud hea lause. Ma olen ise seda kogenud väga palju, kus inimesed väga tahaksid, ma olen kuulnud seda, et inimesed nii tahaksid prohveteerida. Nad tahaksid prohvetlikult kõneleda. Nad ei kujuta üldse ette, mida nad tahavad, sest see on kohutavalt raske. Kui sul tuleb sõna inimese kohta ja see ei ole see, mille järgi kõrvad sügelevad. Ja mine ja katsu siis teha head nägu ja öelda talle seda näiteks. See ei ole üldse nii lihtne, kui see nagu tundub, et see oli informatsioon, mille järgi kõrvad sügelevad. Ja nüüd me näeme, mis siis Miikast edasi sai, mis saab nendest prohvetites edasi, kes seda teevad, mida Jehoova ütleb.
nagu tema ütles, mina räägin, mida Jehova mulle ütleb. Ja kui ta tuli kuninga juurde, siis ütles kuningas temale, Miika, kas me võime minna sõdima Gileadi vastu või peame loobuma? Ja ta vastas temale, mine ja sul õnnestub, sest Jehova annab selle kuninga kätte. Aga kuningas ütles temale, mitu korda ma pean sind vannutama, et sa ei räägiks mulle muud kui ainult tõtt Jehova nimel. Ja siis ta ütles, ma nägin kogu Iisraeli olevat mägedel nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja Jehova ütles, neil pole isandaid, igaüks pöördugu rahuga koju. Siis ütles Iisraeli kuningas Joosafatile, eks ma ütelnud sulle, et ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. Aga Miika ütles, sellepärast kuule Jehova sõna. Ma nägin Jehova, nüüd tuleb hästi põnevaks, ma nägin Jehovat istuvat oma au järjel ja kogu taeva sõjaväe seisvat ta juures temast paremal ja vasakul pool. Ja Jehova ütles, kes tahaks ahvatella Ahabit, et ta läheks ja langeks Gileadi raamatis. Siis rääkis üks nii ja teine naa, aga üks vaim tuli ja seisis Jehova ees ning ütles, mina ahvatlen teda. Ja Jehova küsis temalt, kuidas? Ja ta vastas, ma lähen ja olen vale vaim kõigide prohvetite suus. Siis ütles Jehova, sina oled ahvatleja ja küllap sa seda suudad, mine ja tee nõnda. Ja nüüd vaata, Jehova on pannud vale vaimu kõigi nende sinu prohvetite suhu ja Jehova on kuulutanud sulle halba. Nii et mida me siit näeme, mulle üks targem inimene ütles, et üks targem inimene ütles, et see tegelikult tähendab Jehova loal. Et mitte et Jehovalt tuli mingisugune vale vaim, vaid vale vaim tuli, Jehova lubas seda tulla. Et ta andis nagu loa selleks. Ja kas te kujutate ette, mis siin tegelikult nagu toimus? Tulid Jumala prohvetid, kes ennustasid valeta. Vale vaim oli kõikide nende 400 prohveti suus. Jumal lubas seda. Ja kõik ennustasid valet. Ja mis juhtus? Kuningas sai surma, sest ta läkski nende sõna peale lõpuks lahingusse ja ta hukkus seal lahingus. See oli tema hukatus tegelikult. Aga kuidas see saab olla, et Jumal lubab vale vaimul minna prohveti suhu, et ta räägib sulle valet? Vastus on esimeses pooles selles peatükis. Ta ei tahtnud kuulda tõtt, nii nagu ma just rääkisin. Teda ei huvitanud see, mis tegelikult päriselt on. Teda ei huvitanud see, mida Jumal päriselt tahab teha. Ta ei tahtnud kuulda tõtt. Ta tahtis saada kinnitust oma plaanidele. Ja ma usun, et täpselt samad asjad juhtuvad ka tänapäeval. Et me teinekord, meil on omad mingid plaanid ja siis me läheme ja ootame, et keegi kinnitaks meie plaane. Ja siis me oleme hästi õnnelikud, kui keegi seda teeb ja väga pahased, kui keegi seda ei tee, kui ta räägib midagi muud, me ei taha seda kuulda, see ei ole positiivne siis sellisel juhul. Aga vaadake, Jumal on muutumatu. Tema elab väljaspool aega, tema elab igavikus ja tema on täpselt see sama tänapäeval ka. Kas te usute seda? Kas keegi arvab, et Jumal on muutunud? Me üritame teda pidevalt muuta ausalt öeldes, aga sellest ei tule midagi välja, eks ole. Ja ma tean seda, kuidas me üritame talle pinda käiv ja kuidagi selgeks teha, et ta võiks nagu teha nii, nagu meie arvame. Ja nüüd ma räägin sellest ühe ilmutusliku asja, mida ma nägin aastaid tagasi, täpsemalt aastal 2009 ja ma olen seda ka varem rääkinud, aga see sobib väga hästi illustratsiooniks sellele kirjakohale, millest ma just praegu rääkisin. Et ma nägin õnneks esimest ja viimast korda elus, nägin kuradita. See oli selline prohvetlik unenägu, mis ma tunnen ära tavaliselt, need on hoopis teistsugused ja teistes värvides ja see nagu toimuks päriselt. Ja ma nägin kuradita, ma nägin Lutsiferi. Ja ta ilmus mulle inimese näola, nagu inimene. Aga mina tundsin kohe ära, et ta on kurat. Ta ei tulnud punases trikoos ja 3-arvulise argiga või sarvedega või mingisugune, ta ei tulnud sellisel kujul. Ta oli väga klassikaliselt ilus mees ja ta jättis sellise rikka härrasmehe mulje. Tal olid väga kallid firmariided seljas, üleni tumedas, pikk must mantel oli seljas,
ta oli väga klanitud, kõik ehted, asjad. Ja nii kui ma talle otse vaatasin, ma teadsin, kes ta on. Ja ta paistis välja ka nagu natuke kergelt selline nagu robotlik. Et ta nagu ta oleks tehislik, et ta ei ole nagu päris. Ja ta tuli minu juurde ja ütles, et sul on üsna selline nutune asi rahaga. Et ma annan sulle võtme, kuidas sa väga rikkaks saad. Ma ütlesin, okei. Mis sa siis räägid mulle? Ma sain kohe aru, kes see on, ma olin väga ettevaatlik ja ütlesin niimoodi, et vaata, ma annan sulle ühe leiva. See oli nagu vormileib. Andis selle, näitas seda. Kes vaata. See on leib. Ja kui sa seda hakkad inimestel jagama, sa ei kujuta ette, kuidas raha tuleb kolinal uksest ja aknast, nii et sa ei jõua seda lihtsalt nagu seljas lohistada. See on nagu täiesti mega, kuidas ma ei saa öelda õnnistus, sest see oli kuradi õnnistus, eks ole, ei ole olemas, on ju. Ja et hakka seda jagama inimestele, siis sa näed, mis hakkab juhtuma. Ja ma teadsin samaaegselt, et ma ei lähe selle kiusatuse lõksu, aga ma vaatasin seda ja võtsin selle korraks niimoodi kätte ja järsku Jumala vaim avas mu silmad, vaimusilmad. Ja ma nägin, kuidas sellest leivast, leib on ju leib, eks ole, leivast läks läbi nähtamatu nagu laserjoon, mis ei olnud materiaalne. Ta oli nagu vaimne, ta läbistas seda leiba ja püha vaim hakkas mulle rääkima, siis vaata, see on justkui nagu leib, see on nagu päris leib, see on teegi nagu vahet. Aga siin sees on vaimne vale. Ja kõik, kes seda söövad, hakkavad tunnetama valesid asju. Nad hakkavad nägema valesid ilmutusi. Nad arvavad, et see on Jumal. See on väga tõsine asi, ma praegu räägin. Nad mõtlevad, et see on Jumal. Külmavärinad, kananahk, eks ole, mingid pildid on, mingid hääled, eks. Nad hakkavad kogema sarnaseid asju, mis tegelikult on originaal. Me ju teame, et on olemas kuld ja on olemas kassikuld. Ja igad asjas on olemas see originaal ja on olemas võltsing. Me teame, et mis on originaal Jumalas, on ju, pühavaimannid töötavad, et üles ehitada kogudust. Ja mulle näidati, et hingevaenlane matkib absoluutselt kõik need asjad järgi. Omal viisil ta ei ole looja, eks ole, aga ta oskab imiteerida, ta oskab neid asju matkida. Ja ma saingi järsku aru, et selline ülipeen eksitus on tulemas maailma, mille võtmesõna on raha. Mille võtmesõna on raha, seal ei otsita isiklikku osadust niivõrd, vaid tunnetust, vaimseid kogemusi ja seda, et võimalikult kiiresti palju raha saada. Oleme nüüd ausalt, me keegi ei ole raha peale vihane, mina ei ole. Mul läks väga seda vaja. Ma arvan, sul samamoodi. On nii? Ärme tee nägusid, ei, meil ei ole vaja, me saame koorukesi kuskilt laualt, käime poes, vaatame, äkki unustab keegi saiapetskut, kukub maha kuskile. Ärme valeta endale. Me tegelikult vajame kõik varustust, on nii? Ja väga hea on, kui sul on seda rohkem, sest see annab sulle teatud vabaduse, on nii? See annab sulle vabaduse valida, see annab vabaduse täita oma unistusi. Me kõik oleme sellega nõus, eks ole, ärme peta ennast, et meil ei ole seda vaja. Küsimus on, mis su südame küljes on. Mis on sinu prioriteet, mis on sinu esikohal. Ja selles unenäos ma nägingi, et mitte lihtsalt ei tule selline õpetuslik asi, mille keskpunkt ei ole enam Kristus, vaid on raha, vaid seal kaasnevad valeilmutused, vale tunnustähed. Piibel ütleb seda, et tulevad need asjad. Kui võimalik, eksitatakse ka välja valitud nendega, eks ole. Ta räägib sellest ette. Ja siis ma andsin tagasi talle, ega see unenägu pole veel läbi. Ma andsin tagasi selle leiva talle, ma ütlesin, ma ei võta seda. Et ükskõik, kuidas mul läheb, ma ei võta seda ja ma ei jaga seda inimestele. Ja nii kui ma seda ütlesin, ta nägu moondus teemonlikuks, täiesti teemonlikuks, see mask kukkus nagu maha sellest ilusast noormehest. Ja
ja siis ta nagu sisises mulle niimoodi vastu, aga siis ma hävitan su täielikult. See ei hävita sa midagi. Hävitan küll, ei hävita. Ja siis me vaidlesime niimoodi ja siis ma ärkasin üles. Ja järgmine hommik ma läksin nõustamiskabinetti, kus ma sellel ajal teenisin ja sama päeval tulid sinna sisse täpselt need õpetajad, keda ma olin näinud. Ma olin jõudnud seda mitmel inimesel juba rääkida telefoni teel. Ja tulidki, kes ütlesid, et kas me võime seda kabinetti kasutada, et me tahame nagu tuua, et see on nagu usklikud või kristlaste selline õpetus, et kuidas sa saad ka nagu majandusliku varustuse. Ja siis ma huviga kuulasin, mis nad siis räägivad ja lõpuks küsisin, et räägite siin, et Jumal annab ja Jumal teeb, aga Kristus, kuidas temaga teil on? Siis ta ütles, et vaata Kristusega me nagu ei tegele. Et Kristus ei ole nagu meie jaoks. Meil on Jumal, universumi Jumal, kes kõike kuuleb ja kes meid varustab. Et see oli nagu väga huvitav kinnitus, et see tegelikult järgmine hommikul juba tuli mingisugune punt rahvast, kes tahtis siis nii-öelda hakata selliseid asju nagu õpetama. Ja see eesmärk oligi siis see, et Jumal tahab, et sa oled rikas, Jumal tahab, et sa oled varustatud, mis on ka piibelik, ta kindlasti tahab, et sa oled varustatud, ma absoluutselt ei ütle, et ei ole nii, aga see fookus ei olnud enam üldsegi issanda otsimine, tema läheduse otsimine, see fookus oli mujal ja tegelikult nad palusidki igasuguseid imesid ja tunnustähti ja teistele massidele nad rääkisid, et see on Jumal, kes seda teeb. Nii et vaadake, need asjad on väga peened ja miks ma selle unenäo nägin, ma usun, et see on väga hoiatav unenägu, et mitte kõik ei ole kuld, mis hiilgab, nagu öeldakse rahvasuus. Mis tähendab seda, et me peame väga hoolsalt läbi katsuma, kes meie juurde tuleb ja kelle juurde meid läkitatakse. Me peame väga selle enda sees läbi katsuma, sellepärast, et see valevaim sai tulla sellepärast, kui inimene ei tahtnud tõtt kuulda. Ja tõevaim on püha vaim. Ja tema ei tule vägisi ennast sulle peale pressima. Ta kasutab ära seda võimalust, ma mõtlen, vaenlane kasutab ära seda võimalust, kui sa tegelikult ei taha kuulda tõde, sa tahad informatsiooni, sa tahad, et keegi sulle profeteerib, sa tahad, et keegi kogu aeg midagi sind juhib, siis sa pead aru saama, et see ei ole piibellik. Piibellik on see, et püha vaim esmalt räägib sinuga, kasvatab sind, juhatab sind, sest tema on saadetud Jeesuse asemele. Ja kui tulevad teised, kes kinnitavad sind, julgustavad sind, võib-olla ka hoiatavad, siis see on ka piibellik, on nii. Aga see ei asenda, mõistate? See ei asenda seda, mida tegelikult Jumal on nii-öelda oma reeglites ette näinud. Ja ma näen, kuidas seda röövitakse ära inimeste käest. Meeldiv on saada ju hästi kiiresti informatsiooni. Vaata, me tahame kiirsööki ka saada, on ju. Lähme drive-in'i, saame kohe süüa, kui me kiiresti tahame, eks ole. Ja ma näen, et ka vaimulikult on see drive-in küllaltki nii-öelda hakanud hoogu võtma, et ruttu kiire lahendus, ruttu ütle mulle sõna, ruttu ma ütlen sulle sõna, eks ole. See võib mõnikord nii toimida, aga ma näen ja tajun oma sees väga tõsist hoiatust, mis tähendab seda, et kui meie eesmärgiks on saada kogu aeg juhatust kellegi kaudu, informatsiooni kellegi kaudu, võimsed profeteeringud kellegi kaudu, siis seal on üks lõks ühel hetkel, mis võib juhtida meid vale tunnustähtedeni, vale ilmutusteni. Nüüd ära hakka kartma, et mina ei tea, mis nüüd saab, äkki minu sees on ka kõik juba valesti, ära mõtle nii. Nii kaua, kui su fookus on Kristuse peal ja sa esmalt otsid teda ja tema õigust, siis sa oled ka korrigeeritav. Tavaliselt need inimesed ei ole enam korrigeeritavad, kes lähevad nagu sellele liinile. Nad ei ole enam läbi katsutavad, nad ei ole korrigeeritavad ja nad arvavad, et neil on alati õigus. See võib-olla ei ole alguses nii, aga me peame aru saama sellest, et meie mitte kunagi ei muuda piiblit, vaid piibel peab muutma meid. Jumala sõna peab muutma meid. Meie peame kohandama ennast Jumala sõna järgi. Aga meie ei saa kohandada Jumala sõna enda järgi, nii nagu meie soovime, nagu meie tahame. See on nagu väga-väga oluline nagu mõista, et kunagi, kui mul oli ka üks hästi sügav ilmutus Jumala käest, siis ma tajusingi nagu Jumala seda, mida issand nagu tunneb,
kui meie astume üle tema sõnadest. Kui me läheme, muudame ja mugandame iseenda soovide järgi või võtame piiblist midagi ära või paneme piiblisse midagi juurde, mida seal tegelikult ei ole. Ma tajusin tema südant, see oli väga kohutav. Seda on võimatu isegi mul nagu kirjeldada. See oli nagu see, et kes sa tuled ja tõstad ennast kõrgemaks minust. Ma mõtlen Jumalast, eks ole. Sa tuled ja mugandad minu sõna, mida mina olen välja öelnud oma vaimu kaudu. Ja selline, ma ütlen, et ma siin tahtsin noortele kristlastele piiblitundi teha ja see ilmutus oli mul varem, et sellised ajad tulevad, kus ennast kristlaseks pidavad inimesed hakkavad mugandama Jumala sõna väga tõsiselt. Ja siis ma tahtsin piiblitundi teha ja avastasin, et internetis on 10 käsku, kus on üks käsk ära võetud. Ja viimane käsk on 8 tehtud. Et see on avalikult üleval, ma ei hakka praegu rääkima, mis konfessioon, see ei ole üldse praegu oluline. Aga ma tahtsime lihtsalt nagu ruttu võtta ette need 10 käsku ja tuli välja, et üks käsk oli ära lõigatud ja mina lugesin nagu mitu korda on 10, tuleb kokku, vaatan, midagi on ju puudu. Ja siis ma avastasingi, et see, mis ei sobi teatud konfessiooniga, see oli välja lõigatud ja viimane käsk oli 8 tehtud. Et 10 peab ju täis olema, eks ole. Jah, selles mõttes, et muidu sa loed 9, et saad kohe aru, et üks on kadunud. Aga kui sa teed viimane käsku tehtud pooleks, siis ilusti loed numbrid kokku 10 käsku, eks ole. Aga üks käsk oli ära võetud, see, et sa ei tohi teha ühtegi kuju, ühtegi pilt, eks ole. Ära võetud on ju. Et jällegi see mugandamine ja kõik see, et kui inimene ei taha ise joonduda sõna järgi, vaid otsib kirjakohti, või otsib prohveteeringud, mis nagu tema enda teed kinnitavad, siis seal on üks väga suur oht. Ja sellepärast ma tahangi öelda, et kui me laulame ja ülistame siin, siis me peame mõistma, et Jumal on muutumatu ja Jumala tõde, mis on tema sees, tahab sinu igasugused aganad ja ohakad välja tõmmata südamest ja teha sind puhtaks, et sa näeksid tema palet. On nii? Kas keegi ütles ei või? See oli aamen, jah, väga hea. Väike huumor. Et selles mõttes, ei, ma igaks juhuks proovisin, äkki mõni ütleb, kes keegi ütles ei, mina, okei. Ja, et selles mõttes ei tohi alati kätt tõsta, kui sa ei tea täpselt, mille peale sa tõstad. Me olime siin ka, kunagi olime ühel koosolekul ja ma mõtlesin, et need, kes tahavad nagu ette tulla, et püha vaimu saada ja tõstsin käe, aga tegelikult olid need, kes tahavad pääsetud saada. Ma tõstsin valel ajal ja siis pastor julgustas mind ülejäänud koosoleku kogu aeg ette tulema ja meelt parandama ja patuse palvet lugema ja mul oli jube piinlik, sest ma ütlesin, ei, ma ei taha enam. Tegelikult ma polnud üldse kuulnudki, mille pärast käsi pidi tõstma, igaks juhuks tõstsin käe igal pool, et kõike, mida antakse, seda siis saab, eks ole. Nii et ma ei taha rohkem, ma usun, et see sõnum tegelikult just kohale. Et Jumala vaim on tõe vaim ja ärge uskuge igat prohvetit, kes teie juurde tuleb, ärge uskuge igat õpetust, mis teie juurde tuleb, vaid õppige läbi katsuma kõiki asju. Sellepärast, et kui meie kõrvad sügelevad selle järgi, mis meie oma teed kinnitavad, siis kindlasti vaenlane saadab ka neid inimesi, kes kinnitavad seda, eks ole, mida meie kõrvad tahavad kuulda. Ja kindlasti on hästi oluline, et me õpime kõike läbi katsuma ja õpime ka vaimus läbi katsuma. Et kunagi ma õpetasin nii, nagu minu pastor rääkis 3 tulukesest majakast. Et kui ei olnud veel selliseid tõsisemaid elektroonilisi seadmeid, siis mere peal vaadati majakat ja 3 tuld pidid ühtima, siis oli teada täpselt, kuidas nagu jõuda ohutult nii-öelda randa. Et seal olid nagu erinevad majakad ja siis teatud ühine joon pidi neil tekkima, et siis oli teada, et see on nagu õige suund. Et kui nad olid niimoodi eraldi, need tulukesed, siis oli oht, et nii-öelda meremees pidi siis häälestama selle kursi täpselt nii, et need majakad oleksid kõik ühel joonel. No teatud koht oli selline. Ja siis ma ka nagu nägin sellise nägemuse, et me peame mõtlema selle peale,
et kui püha vaim on minu sees ja püha vaim on sinu sees ja püha vaim on kirjutanud sõna inspireerituna, on pannud kirja sõna, siis need 3 tulukest peavad ühtima. Saate aru, millest ma räägin? Et kui sinu sees on püha vaim, minu sees on püha vaim ja piiblis on püha vaim, siis me saamegi läbi katsuda kõik asjad, lähtudes sellest, mida minu sisemine tunnistus ütleb selle kohta, kui keegi mulle sõna ütleb, kas see on Jumala sõnaga kooskõlas, läbi katsutav ja kas selle inimese kaudu töötab püha vaim. Kas tema on see, keda püha vaim on läkitanud. Et need 3 asja peavad ühtima omavahel. Siis ei pea kartma ega muretsema. Lihtsalt ma usun, et Jumala südames oli nagu hoiatada ja nagu paljastada ka natukene, mismoodi tõe varjus tahavad hiilida igasugused erinevad asjad. Ja ärge kindlasti lakake raha palumast Jumala käest, see on väga normaalne, et meil on varustused ja seda mõtke, et ma selle vastu olen. Mina ei saanud need rikkaks sellepärast, et ma andsin leiva tagasi vaenlasele ja ei tundki midagi, eks ju. Aga ütleme siis niimoodi, et see on üks peibutis ja me peame olema kõiges tasakaalus siis nii-öelda Jumala sõnaga. Aamen!